Tere hommikust! Ma olen väga rõõmus, et oleme jälle koos. Ma väga tahaksin, et tänu nendele kohtumistele igaüks meie seast, mina ja teie tunneksime, et me oleme õnnelikud inimesed. Mida on vaja selle jaoks? Kuulata seda, mida Jeesus Kristus ütleb meile evangeeliumites. Isegi siis, kui on rasked sõnad, et ma pean võtma oma risti või näiteks kui kuulsime möödunud pühapäeval, et kes teie seas tahab olla esimene, olgu ta kõikide teenija, siis oleme õnnelikud, sellepärast et Jeesus Kristus teab, mida me peame tegema. Igaüks meie seast oskab teenida, oskab aidata teisi inimesi. Aga väga tihti ma olen kindel selles, me teame seda sellepärast, et midagi saame. Ma ei räägi isegi materiaalsetest asjadest. Väga tihti lihtsalt inimesed tänavad meid, nad austavad meid. Meil on rohkem sõpru tänu selle, et me midagi teeme. Ja lõppude lõpuks meil on hea enesetunne. Ma olen teinud midagi ja olen õnnelik. Aga tõeline teenimine minu arvates seisneb selles, et ma aeg-ajalt vähemalt teen midagi, mida ma ei taha teha. Näiteks mina olen väsinud, ma lähen koju, vaatan filmi, teen midagi muud, aga siis tuleb niisugune mõte, et ma pean tegema midagi vahel, mis mulle ei meeldi, mida ma ei taha. See on hea asi, see on tingimus, et see peab olema hea asi. Aga ma lihtsalt ei taha, võib-olla homme, ülehomme, võib-olla teine inimene teeb seda, aga ma teen seda. Ja ei saa mitte midagi. See on teeline teenimine. Mõtiskleme selle üle. Äkki täna, homme, võib-olla selle nädala jooksul me suudame iga päev teha midagi, mida me ei tahaks teha, millest me üldse ei mõelnud, mida ei olnud plaanis. Aga tunneme, et see on hea asi ja just seepärast ma teen seda. See on tõeline teenimine. Võib-olla raske. Võib-olla isegi ei tunne, ma ei tunne midagi pärast seda, kui ma olen teinud seda. Aga see on teenimine. Proovigem igaüks meie seast iga päev midagi teha. Ja äkki me leiame õnne. Kohtumiseni.